Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube'i kanalil räägime me erinevatest aiandusteemadest. Ja kui sa oled ka juba hakanud meie videoid vaatama ja need on olnud sulle kasulikud või lihtsalt sulle meeldivad, siis tea, et me tegelikult kindlasti ootame sind ka selle kanali tellijaks. Minul on käsil oma terrassipottide värskendamine ja parasjagu ma tõmban välja siit saarvkannikesed, kelle ma istutasin siia juba aprillis, sellepärast et sel kevadel olid varakevadised ilmad väga helged. Ja nagu näha, pisikestest saarvkannikese taimedest on kasvanud juba hiiglased. Nad võivad nüüd kaugelt küll veel kenad välja näha, aga kui need lähedalt vaadata, siis tegelikult nemad on siin rõdukastis oma töö juba ära teinud. Ja aeg on nad välja võtta ja panna siia midagi muud, võib-olla midagi söödavat ja veel ilusamat uuesti kasvama. Ja tegelikult on mul saanud kombeks suve jooksul mitu korda siis kas kõik taimed või mõned taimed välja vahetada, vastavalt sellele, kuidas hooaeg on edenenud. Siin on mul teinud isekülvi kummel ja tavaliselt ma mitmed taimed jätan ka siia kasvama, kuna meile teekummel meeldib ja alati vahetevahel meeldib siin teda suvel ka värskena võtta ja sellest teed teha. Aga nagu näha, siis need rõdukastid on olnud mõnda aega natuke hooletusse jäänud ja vesihein ja mõned teised seemneumbrohud ka on hakanud siin võimust võtma. Nii et natukene harvendan seda kummelit, kuna tema on väga tubli isekülvi tegija. Ja samas võtan siis välja ka need umbrohud, kes on siia seemnega tulnud. Kui ma siin rõdukastis ka taimi välja vahetan, siis on vaja ka seda mulda siin natukene värskendada. Aga sinul on võib-olla täiesti uued ja värsked rõdukastid, nii et sinul on võib-olla vaja ainult siia muld sisse panna. Minul on need rõdukastid väga suured ja massiivsed, sellepärast on selle rõdukasti alumine osa umbes nii palju, rohkem kui 10 sentimeetrit, hoopis täidetud kergkruusaga. Ja vahele ma olen pannud siis kanga, mis laseb vett hästi läbi ja peale siis siia selle mulla. Ja täna ka ma natukene seda mulda värskendan ja panen seda ka juurde ja ma kasutan seda sama Horticumi kasvuhoone ja peenrakasti mulda. Ta on valmis segu liivast ja turbast ja siia on juurde pandud ka toitained. Nii et ma ei pea siia rohkem mingit väetist juurde panema. Ja see segu on tehtud selliselt, et ta on selline hästi poorne. Nii et mis iganes taime ma nüüd siia istutan, kes siin juurduma peaks hakkama, siis nendel juurtel on siin väga head tingimused, et nad siin kenasti kasvavad ja tulevad toime ükskõik millega. See suvi meil lõpeb, et kas jätkub selline liigne sadu või on hoopis tulemas kuivad ja väga kuumad päevad. Siis ta omakorda aitab seda niiskust kinni hoida niimoodi, et ma ei pea iga tunni aja tagant siin kasmas käima, nagu mõnikord lauspäikese käes rõdukastidega juhtuda võib. Ja samas, kuna mul on ka natukene sellised suuremad rõdukastid, siis nemad ka ei kipu nii kiiresti läbi kuivama kui mõned väiksemad potid. Nii et ma võtan siit seda kasvuhoone ja peenrakasti mulda ja panen teda siia peale ja segan ta siis olemasoleva mullaga juba läbi. Aga kui sul on alles uued rõdukastid või suured potid, siis sa võid kogu ulatuses selle Horticumi mullaga need anumad täita. Aga siis arvestage natukene ka sellega, et kui sa seda käitled, siis ta võib muutuda natukene kohemaks ja hiljem siis kas näiteks kastmisega või aja jooksul, kui istutused ära teinud, siis ta võib natukene vajuda, et siis sellega võid ka juba varasemalt arvestada ja jälgida seda, et sa jätaksid ikkagi selle kasti servast ka piisavalt ruumi, et sa saaksid mugavalt kasta. Nagu ma ennist ütlesin, siis selle isekülvi teinud kummeli ma jätan siia servadesse alles, aga kuna tema on väga tubli isekülvi tegija, siis ma harjutasin teda natukene harvemaks, et neil oleks mugavam kasvada. Siin on siis mõned taimed, mis ma sel aastal välja valisin, mida ma oma rõdukastidesse kasvama panen. Üks väga hea maitsetaim, mida kindlasti tulekski just kusagil kinnises kohas kasvatada, on erinevad piparmündid. Ja siin mul on üks maasikамünt ja tema on ka selline jõulise kasvuga, aga mulle meeldib teda ka siin terrassil hoida, sellepärast, et ta oma selle lõhnaga ja kui keegi veel peaks õrnalt vastu minema, siis ta annab seda välja ja loob sellise meeldivama meeleolu. Aga tema läheb siia teise kasti, ma praegu panen ta kõrvale.
aga siia samasse ma mõtlesin panna ühe rütutomati, et nende kasvatamist ka, siin on ka veel paprikad ja tšillid. seda me alustasime ühest varasemas videos, et sealt sa saad ka järgi vaadata, kuidas me nendega algust tegime. Ja need rütutomatid on sellepärast ka tore siia panna, et nad ei kasva eriti suureks ja nemad ei vaja ka nii palju hoolt kui tavalised kasvuhoonetomatid. Siin mul on ka siis tšilli cayenne ja tšillidega on üldse selline lugu, et nemad kasvavadki paremini just kas suurtes ambrites, pottides või õdukastides, kui näiteks maha istutatuna kusagile peenrasse. Ja tema on nii tubli olnud, et temal on juba viljad ka küljes. Ja siis mul on siin üks kääbuspaprika, mis on tegelikult magusate viljadega, aga tema ma panen teise kasti, sest ei maksa ka liiga tihedalt neid peenrakasse täis istutada. Mul on siin ka üks lehtkapsataim ehk kale ja oma peres ma olen näinud, et meile tegelikult 1-2 taimest piisab. Ja mulle meeldib ka teda hoida siin rõdukastil, sest see on minu köögile väga lähedal. Et kui ma mingit toitu valmistan, siis tegelikult on ta mul väga lähedal ka tulla ja võtta. Ja siis mul on siin üks basiilik samuti just selle tagamõttega, et ta on minu köögile väga lähedal. Aga kui me ka siin terrassil istume ja kui keegi seda taime paitab, siis siit tuleb sellist väga meeldivat aroomi. Ja miks mitte ikkagi istutada siia veel midagi kollast asemele, siis mul on siin ühed peiulilled. Need olen ma samuti ise seemnest kasvatanud ja peiulille on tõeliselt lihtne ise endale seemnest kasvatada. Ja olen valinud sellise sordi, mis on lihtõieline, sest lihtõielistele sortidele pääsevad meie tonnaldajad paremini ligi ja nad saavad õietolmu ja nektari paremini kätte vähema vaevaga. Nii et minul on silmale ilus vaadata. Ma usun, et need peiulilled natukene kaitsevad ka minu lehtkapsast kahjurite ees, sest et selle võrra on neil raskem seda kapsast üles leida. Ja veel enam, mulle väga meeldib kollane värv, nii et see tegelikult hoiab ka selle terrassi kasti koos nende õitsvate kummelitega rohkem elavana. Nii et ta on natuke praktiline, annab meile rõõmu, sest sellel tomatil on üks vili juba täiesti küljes. Ma jätan selle siia, sest ma tahan, et mu tütar leiaks selle vilja esimesena. Ja nüüd ma lihtsalt natukene paigutan need taimed kõik enne siia ära, kui ma hakkan neid paigale istutama. Nii et mul olid siin tagetesed, üks basiilik, üks kale, üks tšilli cayenne ja siis see rõdutomat. Ja ma panen siis niimoodi, et ma jätan selle basiiliku siia serva, kale ümber panen siis need tagetesed ja selle tšilli ja tomati panen siia niimoodi. Kui ma nad niimoodi siia paigutan, siis ma näen kohe ära, kui palju kellele kasvamiseks ruumi jääb. Nii. Jah, sellega ma olen päris rahul, sellepärast, et see lehtkapsas, et praegu ta on selline armas väike, aga ta kasvab selliseks suureks ja võimsaks. Ja nüüd ma hakkan istutama. Kuna selles kasvuhoone ja rõdukasti mullas on toitaineid sees, siis praegu ma siia väetist juurde ei pane. Aga kui näiteks peaksid jätkuma väga tugevad lausvihmad ja need võivad siis selle väetisega välja leostada, siis Orticumil on olemas erinevad ka kastmisväetised, millega ma saan siis hooaja jooksul neid taimi toetada. Nii, sellel tšillitaimel ei olnud mingit juurekeerdu ega midagi, nii et tema läks otse siia auku ja tema ma istutan samale sügavusele, kui ta varem ka siin potis kasvas. Aga tomatiga võin küll nii teha, et ma vaatan, kuidas see kõige alumine leht siin on. Nad on natukene sugeda saanud siin kasvuhoonest toomisega, selle ma võtan ära. Ja tomati ka, isegi selle rõdutomati, ma istutan hästi natukene sügavamale. Ja tomatil on selline imeline omadus, et temale tulevad uued juured ka tema varrele, sinna kohta, kus ta siis mulla või niiskusega kokku puutub. Ja selle võrra on tal siis parem ka toitaineid ja vett siit mullast omastada, nii et ta veel õitseb mul ilmselt pikalt edasi. Ja tavaliselt need rõdutomatid on mul hilis sügiseni vastu pidanud, kuni siis tulevad ikkagi esimesed tõsisemad öökülmad. Nii. Ja kui ma siin istutan ka, siis ma tunnen, et see Orticumi muld on selline õhuline ja pehme. Et siin on kindlasti juurtel väga head tingimused ilusti kasvama minna. Nii, vahepeal ma siis pistan siia ka selle basiiliku maha. Nüüd on ilmad juba soojad ka ja et see basiilik ei karda enam ka mitte midagi. Ja nüüd mul ongi veel jäänud tagetesed ja see lehtkapsas.
ja nagu on tunda, siis vihma hakkab ka sadama. Nii et vähemalt kastmise pärast mina muretsema ei pea, aga natukene ma ikkagi kastan ja mitte siis selle niiskuse pärast, vaid selle pärast, et see vesi viib siis selle mulla juurtele lähemale ja ei jää õhuauke. Ja see samuti aitab siis taimede juurdumisele kenasti kaasa. Kuna need taimed kasvavad ruttu siin üsna suureks, isegi kui praegu tundub, et siin on palju seda vaba mullaruumi, siis mina teda kuidagi multsima ei hakka, sellepärast et õige pea on nad ise tegelikult selle mulla juba ära katnud. Olgugi, et vihma hakkas sadama, mis see neile ikka teeb, siis ma natukene ikkagi kastan, et ma tahaks, et see muld saaks ilusti tihedalt juurte juurde ja eriti näiteks paprikad on selles osas natukene pirtsakad. Noh, sõber, oih, nii. Igatahes, ma loodan, et sul oli sama lõbus kui minul praegu vihma käes. Mina lippan nüüd korra tuppa ja pärast teen ka ülejäänud 3 tudukasti korda. Ja sinule soovin ilusat aiandamist.